no tere, kuna vahepeal ei ole kaameraga õue jõudnud, siis mõtlesingi, et nüüd siin praegu neljapäevasel õhtul kell 9:30 oleks ju maru äge teil üks video teha hoopis toast. Et kuna siis veel, kui ma siin nüüd vahepeal jälle õue satun, siis ma ju preiliga või ilma võtan jälle kaamera kaasa, siis teen jälle õuevideosid, aga täna on siis hea teile tutvustada siin soojas toas ühte väga vinget tööriista. See on virtuaalne, see on internetipõhine, seda on võimalik telefonis näppida, seda on võimalik arvutis näppida. Ja mis see siis on? Mina kasutan seda preiliga juba üle 5 aasta. See on virtuaalne mälestuste pank või siis täpsemalt isegi öeldes virtuaalne ja ruumiline mälestuste pank. Ka teie saate selle kasutusele võtta ja nüüd ma näitangi teile lähemalt, mida te saate tegema hakata ja kuidas meie oleme selle virtuaalse mälestuste pangaga senini toimetanud. Nii, nüüd ma viskan ennast siia ekraani nurka kuhugi ja panen ekraani ette. Nii, lugu on nüüd täpsemalt selline, et tuleb siis avada Google ja kirjutada otsingus mymaps.google.com. Võite guugeldada ka, kes kuidas soovib. Ja võt see on selline kihvt ja eriline vähestele teada Google rakendus, kuhu te saate kõik oma käigud jäädvustada fotodena, asukohana, piltidena. Loo uus kaart on siis selle märksõna. Kuna preili siin selle kunagi alguses tegi, siis mina näen seda jagatud formaadis. Aga lugu on lihtne. Kui näete, nüüd võtsin Eesti kaardi ette, siis on meil siin kirju-mirju ja kuna me elame siin Tartus ja oleme lõunaeestlased rohkem olnud, siis nagu te näete, et kuidagi see Lääne-Eesti on meil väga tühi. Eesti ei ole nüüd nii suur teps midagi. Me ei ole lihtsalt väga palju sinna veel jõudnud oma seiklustega. Aga siin on nüüd kokkuvõtvalt erinevate märkidega meil viimase 5 aasta punktikesed. Et nüüd siit vasakult näete, siin on nüüd hunnik punktikesi. Kõik on mul kuupäevaliselt pandud. Praegu on küll seis selline, et 2025 aasta on natuke poolik veel, mul on siin mitu kuud andmeid sisestamata. Aga võtan siit näiteks kuskilt suvalise lahti ja 3. mai 2025 käisimegi me Kärkna kloostrit avastamas Muuge matkarajal. Punktikene on siin kaardi peal täpselt näha, kus kohas asus ja saab ka alati pilte lisada. Et pildid on ju ka hea selline meenutus ja need on siis lillad siis meil 2025 aasta märgid. Et näed siit jällegi Elva-Ürgoru matk telkimisega punkt kirjas või võtan siit mis iganes. Ja ühed värvid on siis ühte aastat esindavad ja näiteks kõik rohelised on siis jällegi meil eelmise aasta omad ja siis saab siit ju välja lülitada, näed, siin on igasugused seiklused, siin käisime perega loodusel külas, kui Alvar ja Kairit alles kolisid 21. september, kohe hea teada, mäletada. Ja siin on niimoodi neid üksjagu, et iga aasta tuleb meil neid aina juurde, vaata eelmine aasta oli ikka ka päris tihe meil, et me käisime otsa mõttes igal pool, Kalevipäeva muuseum, siin kuskil grillisime Jõksi lõkkeplatsile, jälle fotod, kõik paigas 13. aprill 2024. Ja kui ma nüüd niimoodi siit teisi aastaid nagu välja võtaksin, näiteks mul on võimalik 2023 on siis tumepunane ja nii edasi. Et mul on võimalik siit ju neid kihte välja lülitada, siis on hea vaadata järjest, kui palju oli siis näiteks aastal 2020 praegu käimisi ja mul jäi vist sisse ka veel 2021.
Üks asi on ka see, et 2020-2021 on natuke hõredamalt, kuna palju asju me ei pannudki sisse ja hakkasime hiljem tegema, et siin on praegu sinist ja sellist roosat on ju varasemad käigud, siin on vist paljudel fotosid ei ole jõudnudki panna fotosid, näed 2020 käisime 17. juuli Elistvere loomapargis, siin on mingisugused mõttetud fotod, kuskil on näed Keeri Karijärve looduskaitseala matk, 25 mai on ka midagi, näed, siin oleme täitsa noored 5 aastat tagasi, et jah, mul on kuskil neid fotosid, ma pean uuendama, aga praegu siis näiteks, kui ma nüüd lülitan sisse hoopis, mul on siin aastad ka natukene veel vajavad sättimist, aga näed, siin on nüüd 2021 võtan välja, panen hoopis 2022, võt siit hakkab konkreetsemaks minema. Et sai käidud siis ka jällegi rohkem siin Lõuna-Eestis, 2023 juba natuke laiemalt, 2021 me käisime ka hästi palju Lahemaa rahvuspargis, tegime trikke, 2023 on siin nüüd paremini meil arhiveeritud patareiga säästupitsa tegemised ja ma olen alati pannud siia sulgudes GoPro näiteks, et ma olen nendel päevadel siis ka filminud, et hea siis meenutada ja nii edasi. Aga mida siis veel näidata teile, et esiteks te saate kõik ise ka niimoodi neid punktikesi ju panna ja meenutada, vaadata kas või käia siit nii-öelda kaardi peal ringi, et ei tea, ei mäleta, kuna ma seal Taageperas või kuskil telkisin või nii-öelda mis iganes kohas, siis on alati hea ju vaadata, näed, panen praegu kõik jälle aktiivseks, lähen kuskile siin, zoomin sisse, vaatan, näed siin roheline on, et näed siin telkinud 2024 ja siin on punane, et siis on 2023 veel telgitud ja nii äge. Ja nii vaadata ja kuidas neid punktikesi siis ma lisan, ma praegu võib-olla teengi koos teiega ühe sellise nüüd värske kande, kuigi mul on siin veel poolikud kanded, et lähengi siia 2025 aasta vaatesse ja nüüd mul tuleb siit kaardi pealt esmalt üles otsida koht, kus ma käisin. Me käisime Palojärvel, ma võin selle ka otsingusse siin kirjutada, et otsing toimib sama hästi. Ja nüüd ma olengi siis siin Palojärve telkimisalal, kus on ka mingisugused punktikesed, et kuna me nagu siin juba käinud oleme, kuna me siin nüüd äsja hiljuti telkisime, näed, siin on mul üks selline kaardikiht ka käinud peale, see on kellegi teise poolt loodud, nimi on Lõkkeplatsi telkimine lõkkekoht, et kunagi 2020 juba hakkasin selle järgi vaatama neid lõkkeplatse ja kohti. Aga selle ma lülitan praegu välja ja lähengi siis siia 2025 aasta vaatesse ja võtan siit nüüd valiku lisamarker ja panen selle punkti nüüd kuskile siia satelliidifotol, kus me olimegi. Kuna puud on kõrged, võrad on ees, siis ma umbes siin lõkkekohas olin, sest Palojärvel on neid lõkkekohti rohkem. Ja mis siis see info nüüd oli, et käisime, kuna me käisime seal, näed jah, üleeelmine laupäev, siis ma panengi niimoodi 15.11 kuni 16.11.25 sidekriips, telkimine RMK Palojärve lõkkekohas on, pange kirja võib-olla talvine telkimine ja taha kirjutan GoPro, siis tean, et filmisin ka. Ja nüüd ma saan selle salvestada, siis ma saan siit stiili alt nüüd valida värvi, võtangi nüüd 2025 aasta värviks on lilla, selle preili valis, las ta olla, kunagi peab selle ka ära kasutama ja siis on siin rohkem ikoone. Et siin ikooni vaatest on ju võimalik nüüd vaadata siis meelepärane sümbol, mis iseloomustaks seda tegevust. Näiteks siin on telkimine aktiivseks. Ja siin on nüüd fotoaparaadi märke, siis saab lisada fotosid. Fotosid saab lisada Google Drive'i kaudu, see on kõige lihtsam viis, ma olen alati teinud seda, et ma viskan telefonist Google Drive'i,
võtan siit hiljutised ja juba toimib, aga praegu näiteks, kui ma võtan üles laadimine, siis ma võtan siit arvutist, näed kohe siin esimese tipitelgi foto. Ja fotosid saab kahjuks laadida siia ühe kaupa, et sealt Drive'ist läheb nüüd kiiremini, aga üles laadides siia nüüd tekib need esimene foto, siis ma laen siia siis veel mõne foto, näed, Preili loeb siin raamatut soe ahi kõrval, paneme selle ka juurde. Ma panen tavaliselt isegi juba nüüd viimati 3, 4, 5 fotot igal punktikesel, et seda parem, et siis nad on kõik ühes kohas. Ja näiteks siis praegu panin 2 fotot ja ongi jäädvustatud punkt kirjas. Ja see on siis nagu selline tööplaani vaade, et siin on ka üleva nupuks eelvaade, et siis ta lähebki kohe siia natukene teistsugusesse kasutusvaatesse, kus saab juba siit ka otsikut kasutada, saab samamoodi sisse välja lülitada neid kihte, suurendada, vähendada ja siis vajutada siin kaardi peal punktikesi ja vaadata, kas seal kuskil on ka mingit fotot. Näed, fotod on ka, fotod tulevad kohe siia ülesse. Siit saab siis suuremalt isegi fotosid avada, et käisime siin need kevadlaagris sellel aastal. Ja nii edasi. Ja seesama asi on tegelikult ka telefonis võimalik aktiveerida, et siis on hea kasutada GPS-i süsteemi, et tahad jälle kohta üles leida, kus sa käisid, vaatad, paned GPS-is aktiivseks, sõidad kohale, et näed ära selle punktikese. Aga kuidas telefonis seda asja saab aktiveerida? Täpsemalt avate siis Google Maps'i rakenduse ja siit võttes alt salvestatud tuleb alla kerida ja otsida paremalt poolt kaardid nupp ja võttagi oma kaardirakendus ja ongi olemas ja töötab ja selle saab siis siit ka välja lülitada ja jälle väga kihvt. Mis siis veel? Muidugi pean ütlema seda, et sa saad nagu oma seda kaardi kihti nagu arvutisse alla laadida, aga ta kahjuks ei tule nagu sellises failis, et sa saaks seda kuidagi nagu muul viisil avada, et sa saad pigem seda uuesti avada Google Maps'is mõnes teises arvutis näiteks ja nii edasi. Et eks jah, sellise programmi üks miinus on see, et kui Google õhku lendab, siis võib-olla kahjuks ka see kaardikiht lendab õhku. Ja mida saab siis teha, võib-olla saab talletada neid punktikesi, et seal on võimalik võtta see prindikaart vaade ja selle järgi saab siis vähemalt ta salvestab sul arvutis A4 lehtede kaupa, kõik need punktikesed pealkirjade kaupa on ju, et vähemalt kui sa ruumiliselt ei näe ja fotosid ei näe, siis vähemalt on sul nimekiri, mis kuupäeval, kus sa käisid. Aga jah, sellist, et kui internet ja Google õhku lendavad ja maailma lõpp on selles osas, siis jah, paraku on mõistlik teha ka, mida ma kohe näitan. Teha kas või endale paberfotode album kohtadest, saate kas või foto teisele küljele kirjutada, kus käisid, kus tehtud. Selline asi võiks ka olla, et meil on nüüd siin üks selline plokk sündmustest arhiveeritud, teeme neid veel juurde, et see on siis selline veel teine variant. Vot nii, aga ma arvan, et selles videosse sai küll ja küll, võib-olla on seal veel nippe trikke, mida ma ei mainitaks, ma ise ka ei tea kõiki neid asju ja kui keegi on nüüd siin vaatajatest veelgi ägedam Google Maps'i kasutaja sellisel viisil ja teab midagi veel, mida mina nüüd ei teadnud või ei osanud jagada, siis pane kommentaari. Loeme meie, saame targemaks, loevad teised vaatajad, saavad targemaks ja nii me koos õpime. Vot nüüd aga lõpplool sellel teemal, eks ma jagan teile veel selliseid sarnaseid nippe trikke, tööriistu edaspidi, aga võib-olla nüüd vahepeal näeme jälle looduses, aga
mis siin muud ikka, aitab lobast. Kell on juba kah mul 10 läbi. Nii et oli nii, kohtume varsti jälle, tore, et vaatasid, jaga kommentaari oma kogemusi, tšauka-pauka, näeme looduses.